Tere hommikust ka minu poolt, tere hommikust Sotsiaalministeeriumi poole pealt. Terviseks! Tervist on meil kõigil vaja ja loodetavasti sellest me täna ka räägime, et kuidas seda tervist siis hoida. Et kui rääkida vaimsest tervisest ja siis sellest, et mida me kõike siin peaksime vaimse tervise hoidmiseks tegema, siis paar mõtet. Esiteks, mul on hea meel, et see päikeseline hommik möödub meil Rahvusraamatukogus. Miks Rahvusraamatukogus, sest lisaks loodusel viibimisele minul isiklikult vaimse tervise mõttes mõjub kõige paremini see, kui ma loen head raamatut. Nii et ma arvan, et see koht siin, selle messi pidamiseks, on igati sobilik, igati väärikas ja võib-olla ka võimaldabki tegeleda selliste asjadega rohkem, et ka sisekaemuslikult vaadata ja aru saada, kus me oma hommikuga täna oleme. Nüüd, vaadates saali, siis üks sihtrühm on ikkagi minu jaoks alaesindatud vähekene. Ma loodan, et päev annab selles osas natukene aru ja see pilt muutub. Nimelt, ma ei näe iseäranis palju mehi. Minu arvates sellest vast räägitakse nüüd tänapäeval rohkem ja rohkem, et mis toimub meestega ja mis võiks meestega toimuda, kuid mul on tunne, et mehed ise on väga tagasihoidlikud osa võtma. Mind küll lohutati siin ennem, et meeste osalus on hüppeliselt kasvanud nende 4 aasta jooksul, mil vaimse tervise messi on peetud. Nii et ma tõesti loodan, et me saame ka selliseid, ütleme siis mehi natukene rohkem ka saali kuulama ja arutlema nendel teemadel, mida võib-olla tavaliselt ei peeta väga mehelikeks jututeemadeks, aga asjata. Ja samamoodi ma loodan, et see, et me räägime täna sellest, kuidas tööga seoses vaimset tervist hoida, et see kõnetab meid paljusid. Eestis on kõik inimesed loetud. Me teame sotsiaalpoliitikast väga hästi seda, et meil tegelikult ülemäära palju siis seda rahvuslikku rikkust ehk inimvara ei ole. Ja see on selline paraku Eesti mõistes natukene kahanev suurus, mis tähendab ka seda, et kõik inimesed on arvel. Ja me peame olema suutmelised eriti just sotsiaalpoliitikas ja ka muudes poliitikates looma sellise olukorra, kus me suudame pakkuda väga personaalset lähenemist. Kogu sotsiaalpoliitika, siis minu valdkond rohkem, on liikumas selle poole, et pakkuda inimese keskseid ja inimesest lähtuvaid lahendusi. Me ei ole teab, mis head võib-olla selles olnud, aga lootust on, et saame paremaks. Ja nüüd, kui me räägime ka vaimsest tervisest, siis samamoodi tekib keskmesse ju inimene ja üks väga oluline osa siin juures on see, et inimene ka ise peab olema endast teadlik. Naljatledes arutasime teel siia seda, et mis siis Eesti inimese selline toimetuleku viis on, et siin on väga palju räägitud sellest, et Eesti inimesed on väga horoskoobilembelised. Ma mõnes mõttes jõudsin järeldusele, et võib-olla see on ka üks viis vaimset tervist hoida, et saada sellist pigem positiivset tagasisidet, kuigi teinekord võib-olla tõesti võib sealt lugeda välja nii mõndagi muud. Aga naljast välja tulles siis ütleks, et pigem on ikkagi oluline see, et me suudaksime anda inimestele need oskused, et nad ise ennast tajuksid. Julgeks ütelda välja ka selle, et kui mul ei ole just kõige parem olla või kui ma tahaksin saada lohutust või midagi muud. Ja mul on hea meel vähemasti, tehes sellise väga kiire mini-uuringu oma sõprusringkonna seas, mul on hea meel, et ka mehed minu arvates räägivad palju rohkem sellest, et mis tunnetega nad mingisugustes olukordades on ja ka omavahel, nii et väike saladus siin ka välja räägitud. Nii et ma loodan, et tänane päev annab meile väga palju mõtteid siit kaasa ja me lähme siit siis päikeselisse õhtusse ja suudame ka võib-olla seda teadmist oma lähedastele edasi anda. Nii et suurepärast vaimse tervise messi teile ja suurepäraseid mõttevahetusi ja päeva. Aitäh!